seal, kus Asso istub, on esimene lastiruum. Esimest ja teist lastiruumi eraldab see võrk, kus praegu Roman istub. Ja võrk jääb siis siin niimoodi kinni. Siia üles, just lakke ja põrandale. Teise lastiruumi tavaolekus tavalist pagasid, kuskil selline 80 pagasid. On 60–80 pagasid palju ilusti ära, olen pagasi suurusest. Kui on mingi sportlased nagu teid siin ees ootavad, siis ma pakun kuskil 60 maksimaalselt läheb siia teise lastiruumi ja võimalik tagasi. Palun pidada silmas kõrgustähist. See punane joon, sellest punasest joonest ei tohi kõrgemaks kaduda. Punase joone ülemisele osale. Kui sa vaatad ukse pealt, näiteks audiitor seisab ukse peal, tõstab oma kaamera, nagu praegu Tasso hoiab vastu lage ja ta näeb, et kuskil midagi on, varjab seda punast joon, siis tuleb allapoole, tuleb madalamaks laadida. Miks? Puhtalt tuleohutus. Ja see on viimane piip, kus näpp on mul siis? Jah, ütleme keskel ei ole ka veel hullu. Aga niipea kui hakkab siia ülesse kuskile jõudma, siis jah. Et mis on siis põhimõte meie laeme, siis niimoodi mehed laevad ja nad alustame suuremate pagasite peale andmisest ja väiksemad jätame alati viimasena. Sest et väiksemaid on võimalik kuskil juurde nagu toppida. Ütleme, sportlaste, meie kogemus ütleb, et suur osa sportlastel on Nike ja Adidase järelveetavad kotid ratastega, ütleme meeter kõrged kuubikud. Siis me hakkaksime niimoodi panema, et teeme alla 2, ühesõnaga laame nagu Tetrist. Ja kahjuks jäävad ka suure taanusega keerusid õhuaugud ja asjad vahele. Ärge, kui on suuskadega tegemist, võtke suusad, pange eraldi lastiruumi. Ja ma soovitan seda, et meie teeme niimoodi, me paneme pagasid, paneme kõigepealt pagasi ära ja siis jätame suusad viimaseks laadimiseks üldse. Meil on relvi kõvasti. Relvadega... 40 relva peal lennuke. Jah. Relvade üle tuleb esiteks arvet pidada, päris tõsiselt. Kui te ütlete näiteks, et te suudate kõik 40 relva suur ala stiilis teise ära laduda, okei, fine. Aga kui te midagi kolmandasse või esimesse või neljandasse panete, siis sellest tuleb see tuleb kõik dokumenteerida, kuhu on relvad laetud. Aerobatikul A220 tüübil ei ole ära reglementeeritud, et kuhu sa pead relvi laadima. ATR-i puhul Finne, seal on selgelt töödud, ATR-i relvad lähevad esimesse lastiruumi kõige alla, ülem pagas peale on ju, näiteks. Aga aerobatikul sellist ei ole, ma ei tea, esimene, teine, kolmas, neljas kuhu. Jah, kui räpp ütleb teile, lõudkontroll teeb sellise laadimise, ütleb teile, et relvad lähevad ta-ta-ta, siis te seda ka teete, aga muidu üldjuhul ei ole relv. Aga padrunite kohta ka mingi teema? Padrunid ja relvad ei tohi kunagi olla ühes kohvris. No see on enda protseduuris kiiresti võivad olla. Aga kui on padrunid näiteks spordikotti pakitud, siis tuleb ka see üles tähendada. Et ütleme, relv 1 ühik, padrunid selle spordikotis teine ühik. Niimoodi tuleb arvestus pidada. Ta läheb ammu alla ikkagi. Ammu arvestus. Sa ütled küll, et sul on 6 relva, räpp ütleb ei, et 12. Okei, et padrunid ka, et padrunid lähevad ka relva arvestus. Ammu arvestus. Liigitatakse ammo weapon, aga ikkagi firearmi alla tema ka nagu kõik. Aga jah, ettevaatust nende restidega. Ei ole ühtegi pagasitöötajat, kes ei oleks siia enda pead ära löönud. Aitavad klapid, kui on peas, et see klapi võru natukene. Ja teine on sisenemine uksest, kogu see konstruur, mis seal on. Et siia on võimalik ennast korralikult ära vigastada. Palun jälgige lastiruumi korrasolekut, Aerobatik jälgib ise ka seda väga. Kui on midagi seintele soditud, andke sellest teada. Kui seintel on mingid tükid vigastused, põrandal mingid augud vigastused, andke palun sellest teada. Nagu praegu oli saabuval lennulavastasime lastiruumi alumisest servast, väikse mõlgi, anname sellest teada ja oleme süüst puhtad. Kui see lennuk läheb selle vigastusega välja, avastatakse sihtjaamast, siis järelikult teie tahta tegid. Seda pärast hiljem on raske tõesti. Mis lennukiga kaasas alati lendavad, on mootorikatted, pitokatted. Ärge neid palun maha laadiga. Ja nende alla on tihtipeale ka prahti. Mina teen järgmise liigutusena, vaatan korraks sinna alla.
sinna alla peab igal juhul vaatama nende pitokatete alla, et äkki on midagi eelmisest lennust siia jäänud. Siis mina võtan selle prahi kaasa varsti. Nagu näha. On piisavalt seda siin, võtan selle satmi ka sealt. See võib jääda, seda kasutatakse hästi. Jah, on marutüütu küll, jah, tekitab küsimuse, et miks nemad meile saatsid, aga meie ikkagi niimoodi välja ei saada, me koristame ära. See punane kotikene siin ukse kõrval on dokumendi hoidla, ehk siis kargo dokumendid hoiustatakse siin. Ärge sellest laske ennast segada, teil kargot ja posti ei liigu teie kaudu. Aga vaatame samamoodi, kontrollime üle, et ei oleks midagi üleliigselt, praegu teisem prahti sealt võtame kaasa, mis käib kõigi hästi ja loeme kiisi lõppenuks. Võrkude kinnitus, võrkude vigastused. Ukse esisel võrgul ei tohi olla ühtegi vigastust. Compartment ehk siis lastiruumi vahelisel võrgul võib olla üks vigastus, üks klamber võib katki olla, üks võrgu vahe, siit võib katki olla. Kui on 2 klambrit või 2 võrgu vahet katki, näiteks õmblustest, siis juba tuleb teada, et arvatavasti tuleb laadimismuudatus või midagi muud. Ja noh. On võimalus mida praegu näinud jah, et siis nii on. Ühesõnaga, ma olen esimeses lastiruumis või kompaktmetised on teine seal. Esimene, teine, 3., 4. Mina poolt alustame loemist. Esimene, ehk siis kuni siia võrguni. Teine, tagalastiruumis avad ukse, oled juba 3. ja uksest vasakule jääb 4. Ja me oleme siis lennuk Niinast praegu. Me oleme Niinast praegu.